Võiks arvata, et üks selline suur tehas nagu Estonian Cell reostab keskkonda ikka päris palju. Ometi on Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut alates 2005. aastast teostanud regulaarset aktsiaseltsi Estonian Cell heitvee seiret ja uuringud näitavad, et merevesi Kunda lahes on puhas. Põhjus peitub tehase uudses reovee puhastuskompleksis. Igasugune puidutööstus vajab tootmiseks hulganisti vett. Nii ka Estonian Celli tehas, mille põhitegevuseks on toota haavapuust puitmassi. Me oleme viimaste aastate jooksul investeerinud üle 15 miljoni euro erinevatesse tehnoloogiatesse ainult selle eesmärgiga, et kasutada veelgi säästlikumalt vett ja pumbata merre nii võimalikult puhast vett kui võimalik. Kui palju seda vett teil siis nagu umbes kulub? Ütleme, te võtate siis jõest, millisest jõest te võtate? Me võtame toorvee Kunda jõest. Kunda jõest. Meie vajadus on tegelikult Skandinaavias ja üldse tegelikult Euroopas üks väiksemaid tooteühiku kohta. Et meie vajame ainult 15 kanti 1 tonni tootmiseks. Ja see meil pumbatakse Kunda jõest, siis puhastatakse joogivee kvaliteedini oma toorvee puhastusjaamas ja seejärel anname põhitootmisele. Reovee puhastussüsteem on Estonian Celli tehases 4-etapiline. Esimeses mehaanilises eelpuhastuses võetakse reoveest välja tootmisjäägid nagu saepuru ja puidukiud, mis lähevad edasi biokateldesse põletusse. Teises etapis toimub juba reovee keemiline puhastus. Seda me nimetame flotaatoriks. Flotaator. Nagu sõnast floating, midagi ujub, midagi... Ja selle töö põhimõte on see, et me esialgu surume talle rõhu all veemulli sisse ja see mullike pinnale tõustes haarab kaasa ka ebapuhtuse. Ja selleks me veel ka lisame spetsiaalset kemikaali. Ja siis sa näed siin pinna peal liiguvad sellised kraabitsad, mille abil mis siis selle pinnas setekihi eemaldame. Suurematest tükikestest puhastatud reovesi liigub mööda torusid edasi anaeroopsesse reaktorisse, kus toimub kääritamise põhimõttel reoveest biogaasi tootmine. Te teete oma reoveest biogaasi ja seda lausa 8 miljonit kuupmeetrit aastas. Mismoodi siis saab puu- ja veesodist biogaasi? Ja täiesti õige, et kuna meie reovesi sisaldab suures koguses kergesti lagunevat orgaanikat, siis otsustasime mõned aastad tagasi teha sellise suure investeeringu ja ehitada Euroopa suurima ühemahutilise reaktori. Ja seal me siis töötlemegi oma reovett. Ja reovee töötlemine käib niimoodi, et töötegijaks on biokraanul, mis iseenesest on mikroorganismide kooslus. Ja need poisid suudavad siis ümber töödelda orgaanika lõpp-produktideks, milleks on siis metaan ja CO2. Aga mina ei näe siin ühtegi poissi, kas see reovesi mitte ei ole? See näeb välja, me ise nimetame seda mustaks kalamarjaks, et need on ainult need töötegijad. Aga seda te annate oma töötajatele ainult jõululauas? Ei anna, see on nii kallis, et seda jõululauas ei anta. Paar aastat tagasi käivitas tehas uued aeroopsed reaktorid, milles antakse viimane lihv reovee puhastamisel. Selles etapis lisatakse reovette kompressorite abil lisaõhku, aeroopsed bakterid lagundavad orgaanika lõpp-produktideks ning edasi väljub puhas vesi mööda veetorusid Kunda lahte. Kaugel meri on siit? Linnulennult on, ma arvan, 3 kilomeetrit, aga see toru natukene läheb Sinka-Vonka, nii et kokku on meil meretoru 11 kilomeetrit. 11 kilomeetrit, ta läheb kaugele merele välja see toru? 2,4 kilomeetrit läheb mööda merepõhja ja see väljalask on 12 meetri sügavusel ja pihustatakse selliste spetsiaalsete diffuuserite abil laiali veel võimalikult hästi laiali. Mismoodi te seda vett siis kontrollite, kui tihti? No tegelikult ega kontroll peab sellises mitmeetapilises protsessis väga põhjalik olema, et meil on oma tehase labor,
et seal me teeme igapäevaselt igast etapist analüüse, et kõik oleksid rahul, kõik organismid nii anaeroobses reaktoris kui aeroobses, kõik oleks söönud ja rahul. Ja väljundit me testime samuti igapäevaselt ja peale selle veel teeb välislabor 2 kord kuus analüüse. Tartu Ülikool ka veel? Just, et mereuuringud. Seal on terve rida parameetrid, osad on seotud siis selle merepõhjaga ja elustikuga seal, siis kõik, mis me kogu seda veekeemiat, toitaineid, lämmastik, fosforid ja vaatame ka elustikku, mis seal siis nagu vees veel toimub. Aga Kunda puhul on ikkagi see on juba projekteeritud niimoodi selliselt, et seal nagu selliseid lokaalseid koldeid tekkida ei saa. Et seal on see kollektor ikka viidud kaugele merre välja ja kui seal on kõik korras ja kõik toimib, siis tegelikult see hajub väga suure ala peale kiiresti ära. Igal aastal tekib Estonian Cellis ligi 95 000 tonni biojäätmeid. Muda, koor, saepuru ja sõelmed. Kui sõelmed müüakse katlamajadesse, siis biomuda, mis tekib tehase reovee ümbertöötlemisel, segatakse kokku haavapuukoorega ja saadakse sedasi väetisena kasutatav kompost. Olav Kreen on põllumees, kes just sel kevadel laotas Estonian Celli komposti oma Lutserni põllule. Tavaliselt linnainimesed, nagu mina teame, et põllule pannakse ikka sõnnikut. Sina paned puukoort. Jah, et põllumehel on selline huvitav amet, et meie peame tegema sitast saia. Kui see hunnik on ühes kohas koos, siis on ta jääde, siis ta on keskkonnaohtlik. Kui see on laiali laotatud, siis mulla jaoks on see hea ja kasulik. Ja see on nüüd meie ühine ülesanne, et meil ei oleks Eestis selliseid ühes kohas olevaid suuri keskkonnaohtlikke hunnikuid ja teiselt poolt, et siis kui see on põllule laiali laotatud, et siis saabki siit lõppkokkuvõttes kasvatada vilja, millest siis saab teha saia. Lõppude lõpuks on ju tore, et selliseid ringmajandussüsteeme välja mõeldakse ja kasutatakse. Haavapuu saab väärindatud, põld saab väetatud ja kõik ikka selleks, et vähendada ökoloogilist jalajälge. On vist paratamatu, et keskkonda jätavad inimese loomad oma jäljed maha igal juhul ja jäägi muud üle, kui anda endast parim, et need jäljed oleksid võimalikult väikesed. Nädala pärast vaatame uuesti, kuidas sellega läheb. Kohtumiseni!